meil on praegu siin selline plaan, et me hakkame tegema QR-koodi jahti, sest et meil on täna selle kevade viimane robootika filmimine ja see on nagu täiesti juhus, et sa nii ägedal ajal just siia satud, sest me tahame sind endaga kaasa võtta. Ja okei, tulen küll. Nii, aga kuidas see mäng siis käib? See mäng käib väga lihtsalt. Sul on vaja tahvelarvutit, sul on vaja QR-koodi lugejat ja sul on vaja ülesanded, mida lahendada. Meie Kristinaga oleme sulle mõelnud välja 4 ülesannet õues ja 1 ülesanne toas ja asume neid lahendama. Jah, okei. Me otsime esimese ülesanne. Jaa, okei. Siin. See on päris lihtsa koha peal. Leia tundmatu taim ja tuvasta see Google lensiga. Otsime kõigepealt mingi taime, mida me ei tunne. See seal. See? Väga hea. Nüüd võtame nutitelefoni ja tuvastame nutitelefoniga. Otsime tulemusi. Nii. See on rododendron. Jah. Päris huvitav nimi. Ja keda huvitab, siis võib rododendroni kohta rohkem internetist uurida. Meie praegu otsime järgmist punkti. Ole seal. Jaa. Need on head suured, paistavad kohe välja. Millist äppi me kasutame multifilmi tegemiseks? Kas sa mäletad, millist äppi me kasutasime multifilmi tegemiseks? See oli see Stickbot Studio. Õige, ja kes tahab Stickbot stuudiost rohkem teada, siis seda saab vaadata juba meie virtuaalsest robootika huviringist. Me oleme jõudnud nüüd väikse viljapoeda. Ma näen seal midagi. Lähme vaatame. Näe, uus QR-kood. Õpeta keegi liikuma nii nagu robot liigub. Nii nagu robotid liiguvad. Mina olengi siin ainult, kas ma pean õppima nüüd sinuga roboti tantsu või? No, 2 stiili on niimoodi, et kui sa nagu liigutad end ja siis vahedes sa jääd nagu seisma korraks, aga siis teised on niimoodi, et alati kui sa jääd vahes, siis sa nagu pingutad ja siis sa lased lahti, enda käsi on ju hästi kiiresti niimoodi. Nii. Igatahes, kõige suurem harjutus võiks olla see niimoodi, et nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aga ära hoia enda nii, hoia nagu hästi singesti, siis nagu pinguta ja siis lase lahti, aga hästi kiiresti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nüüd tema alla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, keskele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja siis saab ka teha niimoodi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aga proovime seda teist stiili ka, mida sa näitasid. Niimoodi saaks ka teha rutiini, ma kõigepealt näitan ette ja siis. Jaa. Nii. Ja otsime nüüd viimase ülesse, mis on õues. Tee endast pilti ja töötle seda. Okei. Nii. Nii, teeme pildi. Okei, nii.
me kasutame hästi lihtsat Draw and Tell äppi. Valime siit blank paper, foto ja vaata, kus meie pilt on. Siin. Ja. Nii. Nüüd siin saab taustasid valida, aga neid peab ka värvima nagu siia. Siis siin saab erinevate nende pliiatsitega joonistada, värvidega ja rasvakriitidega, ehk siis No, see on väga lahe see vikerkaare motiiv, mis sa siin tegid. Aga lähme tuppa ja otsime ka selle viimase ülesse ja toas ootavad meid juba sõbrad. Jah, okei. Näe, viimane QR-kood on seal paisanud või? Tantsuväljakutse Mash Machine'iga. Oh-oh, aga sina oled selles eriti osav. Jaa.